Tervist. Kõik on nii õnnelikud. Super. Tulin Tartust Delta treppidelt, Delta tüve võtnud. Hingab rahulikult. Ma olen vaktsineeritud. Ma tean, see on tänapäeval genotsiid, lugesin Facebookist. See on väga huvitav, sest ma ei teadnud, et genotsiid saab ühe inimese kallal täide panna, aga siin ma olen. Ja minu jaoks see nagu kurb on nagu see, et ma olen vaktsineeritud AstraZenecaga, mis pidi olema see kõige suurem kurjallikas. Mina olen väga pettunud. 5G ikka ei tööta. No, levi sama sitt nagu enne. Ja kõige kurvem on see, et kes ei ole veel vaktsineerimas käinud, ütlen ette, et arme ka ei jää. Eks sõjalugusid ei saa rääkida. Mina olen, nagu näost on näha, see noor inimene, kes on sündinud Nõukogude Liidus. Ja ma tean. Kõik alati arvavad, et ma olen noorem, aga mis ma seal ikka. Ise endale valetama hakkan. Ja mul on nagu alati nagu äge lugeda neid postitusi, et kui selles vaktsineerimine, see on süstlaga. Jaa, aga ei jätta arme. Mina käisin koolis 90-ndatel, meil vaktsineeriti iga nädal. Keegi ei teadnud, mille vastu. Ta oli klassijuhataja tuli sisse, et klass keskelt pooleks, kes on vasakul, õpivad, kes on paremal vaktsineerima. Mille vastu? See on hea teie jaoks. Alati töötas. Koolimette kabinetis oli pikem järjekord kui valimistel. Ta oli seal nagu Wolverine, 2 süstalt käes, õlgadesse asjad. Läksid õhtul koju, vanemad küsisid, kuidas on? Käsi ei tööta. Tee teise käega. Sul viga on. Sul on neid 2. Kui teine ei tööta, vaatame. Siiamaani vaatad neid arme õlgadel, mõtled huvitavad, kes aitab mind ka kuidagi. Küsisin emalt, et kuule, mille vastu mind vaktsineeriti? Ma ise ka ei tea, sa oled elus. Aus vastus, aga on mul veel vaktsiini vaja? No mine võta. Emad. Super. Ja see kõige ägedam on see, et ma loen neid postitusest, mulle meeldib sotsiaalmeediat lugeda, ma maksin selle telefoni eest. Et alati on nagu see äge, et keegi ei pea sulle seletama, kõik vastused on olemas. Ma 2 aastat otsin küsimusi rohkem kui vastuseid. Nagu nõukaajal ma sain aru, ma olin 6, et kedagi ei koti, mis ma arvan. 90-ndatel oli ka nagu suht okei selles mõttes, et ma olin nõus oma õlad mängu panema koolisse ära. Vaktsineerimise järgne päev, vaba päev. Me lootsime, et iga teine päev on vaktsineeritav päev. Kui me seal koolis teeme, ma käisin Koplis koolis, aga seal nagu hariduse peale lootust ei olnud. See oli selline, et anna vaktsiini. Süsti mind. Vaatame, mis saab. Kõrvad olid sellised veel enne, kui ma vaktsiini sain. Mitte ühtegi kõrval nähtu. Nüüd sain selle vaktsiini 2 pauku. Mulle meeldis viimane, sain teise süsti, küsisin arstilt, kas on lootust. Ta oli selline, Ma olen selline, mis mõttes? Võib-olla kevadel on uuesti vaja. Me oleme kevades. Just. Tavai. Süsti, kandke minna. Mu keha on hullematki talunud. Ma tegin endale ka Tinderi. Mitte vaktsiini pärast, see ma tegin ennem. Ma tegin Tinderist, mulle meeldib vaadata asju, mida ma ei saa. Ei päriselt, Tinder on väga äge, kui sa mees oled. Naistega ma ei tea, aga pole kunagi naine olnud. Vaatame, mis sellest vaktsiinist saab. Aga mulle Tinderi puhul meeldib kõige ägedam on nagu see, et neiud teie profiilifotod, kuld. Ma näen, et te pingutate. Mul on 3 lemmikkategooriat. Number 1, grupipildid. Super. Mul on jällegi, see on nagu vaktsineerimise. Küsimusi rohkem kui vastuseid. Tiina, 36. Teid on pildi peal 40. Kes need üle 4 on? Kas nad tulevad ka? Ma olen kooliõpetaja minu palgaga. Ma tahan nagu ette teada, et kas tuleb nagu turismibuss või ma saan ise hakkama. Ja muidugi, ma saan aru grupipildist, see on müstika. Mõtle välja, kes meist on kes.
Teil on meeste peale liiga suured lootused. Me swipe'ime vasakule, on odavam. Minu teine number 2 lemmikkategooria pilte ja neiud, kes panevad kärakapudeleid endale profiilipildiks. Mis sa tahad, et ma teen? Kas ma joon selle enne ära, kui ma tulen või võtan kaasa, joome jälle, see ei sood, ma olen meeste rahvas, mul on 2 kromosoome, 1 on puudu. Anna konkreetne sisend, ma olen vaktsineeritud, ma ei tea, mis hakkab juhtuma. Eriti on see, kui on jäägermeister, ma olen seda nii palju joonud, et ma kardan seda jooki juba. Ma põhimõtteliselt ei julge teidele tulla, ma võtan laua viina kaasa, vaatame, kes võidab. Aga mitte keegi ei võida neid tütarlapsi, kes teevad fotosid seljaga ja suusamaskiga. Kui müstiliseks sa tahad minna? Ma alaosa järgi tunnen ikka ära. Töötasin kunagi surnukuuris, mul on meeldejäämisvõimed. Selle suusamaski osast ma saan aru, et ma ei taha suga panka röövima minna. Lähme joome tassi kohvi. Kui sa oled seljaga, see on pigem see, et ma juba ootan, et meil tuleb kohe see, et Mai Raunast on see, et arva ära, mis saab. Swipe left, kokkuhoid. Ja sellepärast ma tegingi endale OnlyFansi. Polnud minu valik, ma olen kooliõpetaja, kõik teised tegid, ma tahtsin järgi jõuda. Jama on see, et minu profiil tühistati ära, tuleb välja, et neil on standardid. Ma tegin endale OnlyFansi, ma sain 2 päeva hiljem kirja, et vabandust, loomade näitamine on meie portaalis keelatud. Ma olin siuke, et mul ei ole ühtegi looma, olen mina ja kaktus. Aga õnneks häid kasutaja tingimused oleks, ma ise ei saa pilte üles panna, ma saan kõiki teisi vaadata, nii et ma saan kõiki oma õpilasi tasuta jälgida. See on väga super, sellepärast, et õppenõukogus ei ole midagi paremat, kui näidata, et mina võitsin, sest mul on töökoht ja ma saan vähem raha. Kuulge, aga ma olin Aleksandr Poov, terve väga tore. Näeme varsti jälle, tšau.